Ma olen neid 90ndate mänguasju vaadates siin mõelnud, et väga, väga kummaline aeg oli see 90ndate algus. Et meil sinuga on näiteks täpselt 10 aastat vanuse vahet, nii et kui mina olin 15-aastane, siis sina oled 5. Aga olenemata vanusest, siis see 90ndate saabumine rabas nagu kõiki võrdselt. Et ma mäletan näiteks selle sama värvilise loomaga, kuidas ma sain selle Saksamaa reisil kingituseks. Ja kui ma seni olin harjunud, et minu lapsepõlves olid sellised hallid ja pruunid ja sellised natukene võib-olla nagu ühetüübilised nõukogude mänguasjad, siis see kollase, sinise meeletu kirjuloo, mis on nagu vapustas mind hinge põhjani, et kuidas nagu nii värviline ja nii uhke asi saab olemas olla. Ma ei tea, kui sina väike olid, et kuidas sina tundsid neid pehmeid loomi vaadates või mis mälestus sinul nendega on? No mul oli umbes samamoodi vist jah, et neid nõukaasju oli tegelikult vähe, aga mulle tõid nii-öelda uue siis kogumistrendi Kanada sugulased. Et neil oli seal Kanadas tavaks, et nad koguvad selliseid nii-öelda Beanie Babysid siis, millel on sellised plastikhernekesed siis loomadel sees. Ja nemad tutvustasid mulle seda trendi ja kinkisid mulle paar sellist Beanie Baby looma ja ma siis otsustasin, et kuigi mu sõbrad selliseid ei kogu, siis hea küll, ma hakkan ka koguma. Ja mul oli siis 2 erinevat kollektsiooni, et üks oli see nii-öelda tavapehmikute kollektsioon ja teine siis oli Beanie Babyde kollektsioon. No need Beanie Baby'd läksid minust juba mööda, aga pehmete loomade kollektsioon oli mul olemas küll vaatamata sellele, et ma olin juba suur, et peaaegu täiskasvanu, aga kuna neid nähtud ei olnud, siis nad tundusid ikka väga imelised. Ulme.